Tere! Tervitan sind autokirurgia kliiniku töötoast ning täna on meil selline väikene lahkamisvideo. Nimelt siin minu selja taga selles suures segaduses on siis kõige suuremad, kõige põhilisemad detailid ühest 2,7 V6 turbodiiselmootorist, mille siis konstruktsiooni eripärad, kulumised, nõrgad kohad, plussid, miinused toome siis välja. Enne kui lähme kaameraga siis neid tükke hoolega uurima vaatama, räägin, mis asi see üleüldse on. Minu selja taga on siis praegu meie ühe suure fänni poolt annetatud mootor, mille ainus eesmärk tegelikult tänase seisuga kahjuks oli minna juba siis kaaluplaadile. Aga enne kui see suurepärane rauakuhi sinna jõuab, otsustasime, et teeme ta lahti ja vaatame, mis siis karul kõhus on. Tegemist on meil 2011 aasta Audi A4 pealt pärit 2,7 V6 TDI mootoriga, kannab see mootor tähist CKGA ja on temal võimsust 140 kW ja 400 Nm väändemomenti. Mis asi üldse on 2,7 V6 TDI? Lihtsamalt ja otsemalt öeldes on see 3.0 TDI ökoversioon. 2,7 mootor hakkas siis oma eluteed käima täpselt samamoodi kõrvuti koos 3.0 TDI-ga. Esialgu ilmus see siis meil Audi A6 C6 platvormil üsnagi tuntud ja tavalise 3.0 TDI kõrval, aga võime seda mootorit leida veel ka A4-de pealt. Kui minu mälu ei peta, siis Q7-tele seda ökoversiooni ei jõudnud. Algselt olid 2.7 mootorid saadaval kahes võimsuses, vastavalt siis 120 ja 132 kW. Tänaseks on nagu ilmselge liialdus, aga järeltuleval põlvkonnal oli kasutusel ainult siis 140 kW versioon. Ja mis on nagu tehnilised erinevused, siis sellel 3.0 ja 2.7 on tegelikult ainult kolvikäike. Siin on siis kolvi käigu ja kolvi mõõdu geomeetria on kandiline, ehk siis nii palju kui on käiku, nii palju on ka siis läbimõõtu vastavalt siis 83x83 mm. Mis iseenesest ei ole väga nagu soovitav geomeetria diiselmootori puhul, aga see on endiselt kindlasti palju sujuvam ja meeldivam variant, kui seda näiteks oleks R4 mootor. On see ju ikkagi V6 ja on tal olemas selline teatud käiguühtlus, sujuvus ja natukene sellise muretum olemine. R4-d on teadupärast sellised on-off tüüpi mootorid, eriti kui me räägime turbodiislitest, millel nagu allotsa ei toimu mitte midagi. Siis tuleb väga järsult vägagi arvestatav väändemoment ja siis on see ootamatult otsas ning lõpupööretel mootor lihtsalt karjub ise enda peale, tootmata mingisugust adekvaatset võimsust. V6-l on aga see käiguühtlus tunduvalt meeldivam, isegi siis, kui tal on see natukene mitte ideaalne silindrigeomeetria. Ideaalis võiks diislil olla ikkagi käiku rohkem kui mõõtu. Aga see selleks, see suures plaanis ei muuda selle mootori konstruktsiooni eripärasid ja mis ta selline on? Tema on veel õnneks siis ütleme vaagide klassikalise žanri järgi tehtud mootor. Tal on endiselt malmist silindriplokk ja kusjuures malmist silindriplokk V-kujulistel diislitel on vaagidel tänase päevani alles. Kõik muu tehakse muidugi alumiiniumist, aga see kõige suuremat koormust kandev detail on endiselt malmist. Bensiinimootorite kohta kahjuks seda öelda ei saa. Räägib malmi kahjuks ikkagi tema suur kaal ja kuidas nüüd öeldagi, selles CO maailmas, kus me elame, siis iga kilo auto kaalu on arvel ning mida kergemaks on võimalik auto ehitada, seda vähem tuleb CO-d ja siis on Greta õnnelik. See on võib-olla nagu reaalne põhjendus, sest et alumiiniumist mootoreid toota on minu arvates absoluutne lollus, kuna nad on endiselt tunduvalt väiksema jäikusega, nad on palju väiksema kulumiskindlusega, neil on kehvem remonditavus, neid on kallim ja keerulisem toota. Ausalt öeldes mina ei mõista seda alumiiniumi hullust.
tehnilisest vaatenurgast, aga ma saan aru, miks neid tehakse. Aga see ei ole üldse meie tänane teema. Võtame nüüd selle mootori, kuidas nüüd viisakalt öeldagi, siis jäänused luubi alla, kommenteerime, vaatame, mismoodi on see asi ehitatud. Ta on juba mul lahti tehtud, ei hakka seda kruvimist ja kruttimist ning igalt poolt kõiki vedelikke tilkuvaid elemente eraldi siin kaadrisse tooma. Vaatame lihtsalt laua peal üle, milline on plokk, missugune on kolb, missugune on väntpõll, missugune on silindri pea. Alustame siis seda ülevaatust mootori plokiga. Nagu ennist öeldud, on tegemist siis korraliku tummise malmplokiga. On temal siis töömaht 2,7 liitrit. Kuigi seda plokki saaks kasutada ilmselt ka 3-liitriseks tegemise projektis, aga see ei ole meie tänane teema. Mis on ploki juures tähelepanuväärne on see, et otse loomulikult on temal olemas siis tasakaalustusvõll ehk siis balansiir. On plokk kombineeritud siis meil ka õlipihustitega. Need on siin natukene võib-olla kehvasti näha antud hetkel, aga nende ülesanne on siis meil kolbe altpoolt jahutada ning seda me ka hetke pärast näeme, kui me selle kolvi juurde jõuame, mismoodi on seal lahendused kasutusele võetud. Huvitav on selle silindriploki juures väntvõlli kinnitus. Väntvõll nimelt ei kinnitu üksiku pakuga, vaid väntvõll kinnitatakse sellise moodultüüpi kinnitusega, mis on siis selline, ütleme, kassett ja kinnitatakse iga väntvõlli kahel siis 2 bolti külje kohta, mis on päris korralik tugev kinnitus, see ei lähe sealt mitte kuhugi. Toimib see väntvõlli kassett veel ühtlasi ka siis ploki tugevdusena, sest et plokk, kui me siit vaatame, on tegelikult ju väga väikene. Meil on teda ainult, nii palju, kui meil on, ütleme siis seda silindri osa. Ning selleks, et see V6 ennast keskelt pooleks ei murraks, on siis toodud siia mootori alumisse otsa selline täiendav tugevdussüsteem juurde, mis on vaagidel juba tänaseks üsnagi standardne ja asi, see ei ole mitte midagi uut, aga endiselt on see väga tähelepanuväärne ja väga korrektne lahendus. Sarnast süsteemi kasutatakse kusjuures ka vaagi alumiiniumplokiga mootoritel, ka seal on väntvõll niimoodi kassetiga paigaldatud, et anda plokile jäikust juurde. Järgmine oluline detail selle mootori juures, ja ka mitte lihtsalt oluline, vaid ka väga palju peavalu põhjustanud detail, ka selle detaili välimuse järgi võib öelda, et see on peavalu põhjustanud, see peavalu on nimelt õlileketes. Aga see on vahekarter. See on seesama legendaarne vaagide vahekarter, mis kipub lekkima ja loomulikult ei ole ka see konkreetne karter sellest süüst puhas. Siin on näha, et seda igasugust mustaks läinud õlitolmu on igal pool. Aga mis teeb selle vahekarteri väga huvitavaks on see, et vahekarter nendel masinatel määrab ära selle selle mootori paigalduse. Näiteks maasturitel, Q7-tel, Touaregidel on see vahekarter hoopis teistsuguse kujuga kui näiteks A8-tel. Et siin on näha, et see vahekarter on, ütleme, see õlimahu osa on tehtud üsna madal, aga tal on antud väga hoolega laiust. Et siis see mootor mahuks sellele masinale ideaalselt ja oleks tagatud ka piisav õlivaru. Q7-l on see vahekarter ilma sellise, ütleme, laiendusosata, aga ta on kõrgem, kuna maasturil on seda kapotialust ruumi just kõrgusesse rohkem priisata kui laiusesse. Mida see vahekarter siis veel teeb, on ühtlasi ka, ütleme, paigalduskoht õlipumbale, mis istub samamoodi siin sees, kinnitub siia osaliselt ka ketimehhanism ja kinnitub siia külge juba ka käigukast. Ehk et siis seda vahekarterit auto peal kätte saada on sisuliselt võimatu. See on ikkagi selline mootor maha tüüpi lugu. Ja kinnitub sellele vahekaanele siis vahetult veel otse külge suur ketigaas. See on selline toode.
see on samamoodi üsnagi jonnakas tükk, kipuvad olema siin ikkagi õlilekked ja miks siis tekivad siin õlilekked, on see, et see tihendussoon, mis on liimitud, on kohati ikkagi väga-väga napilt lähedal igasugustele kinnitusavadele ning siin väikseimgi mööda laskmine, ütleme, kui on seda vaja korduvalt tagasi paigaldada, mitte ma ei räägi algsest tehase paigaldusest, siis väga lihtne on siin teha väikene viga, eriti ütleme sellistes kohtades, mis on igasuguste poltide läbiviigud, sest et ka need on tegelikult tihendatud siis spetsiaalse liimiga või rahvakeeles silikooniga. Teine põhjus, miks need hakkavad nii hoolega lekkima, on õli. Ja kui me vaatame selle mootori seda sisemust, missuguseks on see muutunud, siis saab väga-väga julgelt ja kindlalt väita, et õli kvaliteet ei ole siin olnud kindlasti mitte parim. Nimelt, kui õliga väga-väga pikalt ringi sõita, ütleme seal klassikaline long life tsükkel, siis hakkab see õli muutuma happeliseks ning mida happelisemaks see õli muutub kõikidest kütusejääkidest ja muudest põlemisgaasproduktidest, siis läheb ta just nimelt, nagu öeldud, läheb ta happeliseks ning hakkab see omakorda siis söövitama kõiki tihendusmaterjale. Näiteks kaelustihendid muutuvad selliseks plastiseks, kaotavad oma õige elastsuse, seesama tihendus, liim, pasta, silikon, see hakkab kaotama oma omadusi ning nad lekivad. Ja väga-väga hoolega ja sealt on ka nagu vastus küsimusele, et kuidas on võimalik, et üks mootor, võtame 2 ühesugust mootorit, millel on ühel läbisõit, ütleme 200 000, teisel on 100 000 ja 200 000 ei leki. Vastus on õlivahetustes, ei midagi muud. Liikudes nüüd edasi, siis jõuame kolvi ja siis kepsu juurde. Siin on tegemist üsnagi sellise standardse konstruktsiooniga, ütleme turbodiiselmootorite puhul täiesti tavaline pilt. See kolb ei ole tehtud mitte ühestki otsast halvasti, aga ei ole siin ka midagi eriti suurepärast. Mis on tähelepanuväärne ja ütleme hästi tehtud selles kolvis, on see väikene teemakene siin sees. Siin täpsemalt on siis ava, mis ühtib siis seal silindri all oleva õlipihustiga ning on siin kolvi sees olemas täiendav õlikäik, mis siis tagab kolvile vägagi normaalse ja optimaalse jahutuse, sest et see kolb läheb üsna kuumaks. Kütusepihusti nimelt ju pihustab kütuse siia kolvi sees olevasse põlemiskambrisse ning kõige vihasem leeke on just seal. Tavasõidus ei ole see väga teema, aga kui seda mootorit kurnata nüüd maksimaalsetel koormustel, siis loomulikult sealt probleeme tuleb. Ja kui me seda kolbi veel omakorda uurime, siis me näeme, et esimesest kompressioonirõngast ehk siis sellest kõige ülemisest on tahma ikka hoolega läbi tulnud. Mingi osa on jõudnud isegi õlirõngast allapoole. Ja seda on näha ka siit mootori seest, et see on ikka väga-väga tahmane see lugu olnud. Sellel poisil on sõna ots mõttes lihtsalt parim enne kätte tulnud. Tal ei ole siin ühtegi, ütleme, sükeste katastroofilist riket, mis oleks teda seisma jätnud, aga ta on lihtsalt tüma. Aastad on teinud oma töö. Ja kui nüüd küsida, missugune on olnud läbisõit sel autol, siis kuna see on Eestis sõitnud auto, siis seda läbisõitu me ei tea. Sest praktika näitab, et usaldada odomeetri numbreid kahjuks meie riigis veel ei saa. Aga ise pakun niimoodi silma järgi, et sükene 400 000 kindlasti. Siit edasi jõuame lahti võetud õlipumba juurde. Ja õlipump on siin üsnagi huvitavat tüüpi. Natukene nagu ebaklassikaline versioon automootori õlipumpade suhtes, aga ta on selline. Nimelt on siin meil siis labadega õlipump. Siin üks on veel alles ning
vastavalt siis sellele võli pöörlemisele on näha, et see kamber, kust kaudu õli sisse imetakse ning kust kaudu ta välja surutakse, see kamber muudab oluliselt oma mõõtu ning selle arvelt tekibki siis see pumpamise efekt, et õli surutakse siis suuremast mahust väiksemasse mahtu. Nii saavutatakse pumpamine. Mis on veel huvitavat selle õlipumba ääres on see, et tema on meil muutuva tootlikkusega. Täpsemalt seesama, ütleme siis ketas, mille pealt kogu see elu käib, suudab muuta oma positsiooni. Lahendatud on see muidugi siis spetsiaalsete surveklappidega, mis seda asja tüürivad. Ja vajalik on see sellepärast, et kõik tänased mootorid on ju ja käigukastid on meil häälestatud töötama võimalikult madalatel pööretel, et tekiks vähem seda kahjulikku heitegaasi. Ning kui me võtame õlipumba, mis tagab mootorile adekvaatse õlitusega, ütleme seal 1200 pöörde juures, siis see peab olema üsna võimas õlipump, mis omakorda viiks meid olukorda, et kui see mootor läheb tööle nüüd kõrgetele pööretele, ütleme 3000 ja rohkem, siis oleks õlipumba tootlikkus juba liiast. Ning siis on variant, kas seda siis läbi surveklapi maha kuidagi lasta või palju targem variant on muuta pumba enese tootlikkust. Ehk siis kui mootor on madala koormusel, siis pumpab maksimaalse pumpamisvõimsusega ning kui mootor on kõrgetel pööretel, siis pumba tootlikkust natukene vähendatakse, et jääks siiski adekvaatne õlitus alles. Et lõpupööretel võibki teda vähendada, sest pump ise käib kiiresti, ta niikuinii toodab hästi, aga et ta üle ei pumpaks. Ja pumba, ütleme, süda on siis selline rootor. See on iseenesest vaata, et igavene detail, temaga ei juhtu midagi. Mis kulub, on seesama laba, mis nüüd siis nühib mööda pumba korpust. Ja siin on ka näha, et sellel labal on juba päris korralik mälestus töö tegemisest, et on ta hoolega nühkinud. Ja sama on näha ka siis sellel õlipumba südamikul, et siin on ka seda kulumist juba üsnagi viisakas koguses. Aga see veel toimis. Ja võttes arvesse, et masin on üle 10 aasta vana ja tegelikult ei ole siin keegi kättpidi sees käinud, siis ei saa ka öelda, et oleks kuidagi see asi kehvasti konstrueeritud. Veel üks põnev moment, mis jäi mainimata, puudutab seda sama kolvi küljes olevat kepsu ja tema on siis meil nimelt diagonaalis lõigatud, täpsemini murtud isegi, mitte siis klassikaliselt otse. See on üsnagi standardne pilt veemootoritel, see on puhtalt, ütleme siis paigaldusmugavuse ja hooldatavuse pärast tehtud. Saaks teha ka teisiti, aga siin on omad väikesed nüansid, mis ausalt ütles nagu konstruktsiooni nagu töökindlust või sooritusvõimet mitte kuidagi ei mõjuta. Liigume edasi väntvõlli juurde. Ja see on korralik Kreeka E, siin ei olegi teist sõna öelda. Ta on ikka väga-väga ägeda kujuga ja see on omamoodi meistriteos. Et kui seda väntvõlli mida rohkem seda väntvõlli uurida, seda põnevam tükk see on. Nimelt, mis on siin siis konstruktsiooni eripärad? Me võime täna neid tükke niimoodi laua peal üsna tuimalt ja ropult ringi veeretada ja kolistada vastu ühte-teist, sest peale seda kaadrit sellest väntvõllist saab tooli jalg ning ülejäänud kraamist saab vana raud. Aga vaatame siis seda väntvõlli. Mis on siin esimesed asjad, mis kohe silma siis jäävad? Alustuseks on tegemist ülikvaliteetse terasega. See väntvõll laulab. Ma ei tea, kui hästi seda muidugi kuulda oli. On tema siis karastatud terasest ning väntvõlliga on siis üks tükk lahutamatu, üks tükk on siis kettajami alumised hammasrattad, need ei käi siit küljest ära, mis on ühest küljest muidugi konstruktsiooni miinus, sest kui peaks tulema siia osakonda kulumine, siis tähendab seda ju, et terve väntvõll tuleb vahetada. Praktika näitab, et vaagimootoritel selles kohas probleeme ei ole.
Selle murega oli väga-väga hädas omaaegne BMW N63 mootor, esimene N63, mis tuli, ma tean, et eks X6-tel oli see väga valus probleem, näris ära Ventwelli ketihammaka ja siis Ventwelli veel omal ajal eraldi müüdud, tuli võtta terve alumine plokk ja seda ühe väga totaka väikese kulumise pärast. Siin on meil siis veel ka Ventwelli kaelustihendi flants, see sama kaelustihend on siin tagumises otsakaanes. Jah, see on tagumine külg, kett on ka tagumise külje pealt veetud ning siit kaudu siis juba kinnitatakse Ventwelli külge siis kas sooratas, veoratas, ühesõnaga siit kaudu võetakse võimsus juba mootorist välja. Nendel Ventwelli kaeltel või kaelade piirkonnas on näha sellist värvi erinevust. See ei ole tegelikult ülekuumenemise tunnus, see on karastus. Seda Ventwelli on termotöödeldud ning sellepärast on ka sellised kuuma lainetuse värvid. Ventwelli ise on hästi põnevalt tehtud, need nimelt on siis siin kepsukaelad ja kui me neid nagu pealtpoolt vaatame, siis me näeme, et nemad on teineteise suhtes nihkes. Nad ei ole nagu ühel joonel. Et me on olemas Ventwelli, kus on siis kaks kepsukaela on kõrvuti ilusti ühel joonel ja on siis selline split point tüüpi Ventwell. Miks on see nii tehtud? See on tegelikult täiesti geniaalne lahendus. See ei ole muidugi tänaseks ega ka tolleks ajaks, kui see masin toodeti, mitte midagi nagu üliuut. Aga teema on nimelt selles, et see on V6 mootor. Ja kui me võtame nüüd V6 mootori siis töötsükli, tähendab, vahet ei olegi, mis töötsükli. Kogu neljataktiline töötsükkel on 2 Ventwelli täispööret ehk siis 720 kraadi. Ja kui me jaotame selle nüüd 6 silindri vahele, siis meil tekib väikene matemaatiline error. Nimelt, kui üks silinder on jõudnud ülemisse surnud seisu ja ta teeb oma 180 kraadi Ventwelli pööret ära, siis teine silinder on sellel ajal veel mööda. Selle jaoks on tehtud siia siis see nihe, et saada see mootor siiski sujuvalt tööle, ehk siis kõikide silindrite järjestusse jääb võrdne kraadide arv, sest vastasel juhul oleks vibratsioonid lihtsalt ebareaalsed ja selliseid ühise kaelaga V6 on toodetud küll. Esimesena tuleb muidugi meelde nõukogudeaegne tehnika, aga jah, just. Aga on olemas selliseid lahendusi. Veel täiendavalt selle mootori vibratsioone aitab leevendada siis ka siin silindri plokki sisse ehitatud tasakaalustussüsteem. Täpselt teispool mootorit on veel samasugune kaalupomm, need on ühise võlli peal ja on selle süsteemi mõte siis nii-öelda ühe vibratsiooniga teist vibratsiooni nullida ja tulemus on olemas. Need mootorid käivad tegelikult väga sujuvalt, arvestades seda, et siin on väga suured ja väga rasked tükid, mida loobitakse mootoris ringi, siis liigseid vibratsioone siin tõepoolest ei ole. Veel Ventwellist nii palju, et omab see Ventwell üsnagi standardset diagonaalpuurimist, ehk siis õli antakse siis läbi raamsaale, siis siia kepsusaale peale ja seda on üsna nagu selge näha, et see on nimelt diagonaalselt läbi puuritud ja see tuleb siis meil siit välja. Mis on kehvasti selle Ventwelliga? Selle Ventwelliga, ütleme, tavalises, normaalses kasutuses tegelikult ei ole kehvasti mitte midagi, kõik täitsa töötab. Aga see Ventwell ja ka teised tänased sarnase konstruktsiooniga Ventwellid tahavad minna kõveraks. Eriti kurb on see näiteks moodsamate R6 tüüpi mootoritel, eriti ütleme BMW-l on seda palju nagu nähtud, seda probleemi, et Ventwellid kõverduvad. Mille järgi me saame aru, et Ventwellid on kõverd, on see, kui me vaatame kulumisi siis äärmistel ja keskmistel kaeltel ja seal on väga selgelt välja joonistuv selline kulumise valemuster ja kusjuures seda on võimalik näha ka selles samas plokis. Näiteks kui me vaatame, ma tõesti ei tea, kui hästi see näha jääb,
nii tegelikult ei tohi kunagi teha, aga jällegi see on vana raud, me täna võime. Siis siit tegelikult on võimalik ära näha, et kulumine servadel ja keskel on erinev. Selle jaoks tegelikult tuleb teha nagu väga täpsed mõõtmised, aga selline kulumismärk juba viitab sellele, et ta on mingis etapis kõverdunud. Ja miks ta kõverdub? Küsimus ei ole puhtalt selles mootori võimsuses, vaid Vantvõli enda eripäras. Kui me hakkame vaatama, siis me näeme siin esimese rihmarattapoolses otsas väga korralikku tummist jämedat sükest kaalupommi. Me näeme sarnast kaalupommi ka teises otsas. No aga mis sigadus siin vahepeal toimub? Mis asjad need on? Need on ju mingisugused vihikulehed võrreldes nendega. Tehtud on see sellepärast, et saada see Vantvõll kergemaks. Kui meil oleksid siin sama korralikud tummised kaalupommid, esiteks me siia juba ei mahuks ära sellega, me peaks tegema selle Vantvõlli pikemaks, sest kui see kaalupomm tuleks meil nüüd siia poole välja, siis ta jääks meil kepsule jalgu. Teisel pool täpselt sama lugu. Aga miks on oluline, et Vantvõllil on suured rasked kaalupommid, on puhas füüsika, inerts. Kindlasti kõik on kunagi proovinud seda jalgrattaratast peos veeretada ja siis teda keerata. Mingisugune gyroskoobi efekt tekib seal. Ning samamoodi, mida raskem on see Vantvõll ja mida tugevamad on tal need kaalupommid, loomulikult need kaalupommid peavad olema vastavuses ka ülejäänud mehhanismi kaaluga, mis siin siis meil edasi-tagasi liigub. Aga mida raskemad need on, seda suurem on gyroskoopiline jõud, mis hoiab seda Vantvõlli joondu. Kui ta on kerge õblukene, siis seda lihtsamini ta kaotab oma geomeetria ning tekivad igasugused valekulumised ja ülekulumised. Aga jällegi, tavalises normaalses ekspluatatsioonis seda probleemi tegelikult ei tule. See tuleb ikkagi siis, kui seda mootorit hakata kiusama tema maksimaalsetel pööretel. Mis veel selle Vantvõlli kohta? Ma usun, et kõige põhilisem on vast öeldud ja võtame nüüd luubi alla siis silindripea ehk siis plokikaane. Plokikaas absoluutselt igal mootoril on kriitilise tähtsusega komponent, sest et selle silindripea disain väga otseselt määrab ära selle mootori edasised kasutus, ütleme siis tingimused ja tema karakteristika. See konkreetne gaas, see on üks kassetipoltidest jäänud siia. Väga süke arvestatav tükk. Mis on siin erilist, on see, et esiteks on see ehitatud ääretult kompaktseks. Et kui me vaatame teda nüüd nii-öelda otsa poolt, siis väljalaskekollektor, sisselaskekollektor, kõik see kokku on endiselt hästi kompaktne. Ja see kompaktsus maania on tänaseks jõudnud muidugi hoopis uutesse piiridesse, siin veel laiutatakse. Väljalaske poolel, mis on hästi põnev, on see, et vaatamata selle väljalaskekollektori üsnagi väikesele mõõdule ei ole tegemist ühisanum kollektoriga, vaid siin sees on 3 eraldi sõltumatut gaasikanalit, mis on küll väga kitsad, aga nad on teineteisest ikkagi sõltumatud, mis on nagu teatud mõistes väga nagu õige lähenemine küsimusele. Teisest küljest jällegi, nad on väga väikesed. Miks on see sõltumatu pool hea, on see, et kuna see on meil turbomootor, mis tähendab seda, et heitegaaside teekonnas on üsna suur takistus turbo näol ning teatud olukordades, kus on ütleme ühe silindri väljalase, on peaaegu lõppenud, ehk siis seal on juba rõhk jäänud üsna väikeseks, gaasikiirus on juba madal, avaneb naabersilindris väljalase ning tal on lihtsam põgeneda sinna eelmisesse silindrisse, kui et minna siis välja juba turbo poole. Selle jaoks tehakse need kanalid siia sisse, et seda gaasivahetust silindrisse vältida, sest see tapab mootori kasuteguri efektiivsuse ja võimsuse nagu tohutult maha.
Teine variant, kuidas seda gaasivahetust silindrist silindrisse vältida, on teha hästi kitsa faasiga nukkvõllid, et ühe silindri väljalase on juba 100% lõppenud selleks ajaks, kui teise oma hakkab. See on efektiivne lahendus selles mõttes, et see lubab kasutada ülikitsaid kinnipoodud kollektoreid, saab turbot tuua hästi mootori lähedale, justkui on kõik väga hästi, aga on ära varastatud selle mootori võimsuse potentsiaal päris oluliselt. Sisselaske pool. Kahjuks ei ole võimalik mul täna näidata selle sisselaskesüsteemi õiget ja tegelikku olemust, sest et siit on ühed elemendid juba kellegi suurepärase poolt ära eemaldatud, välja programmeeritud, häkitud, kes kuidas tahab öelda. Aga käib siin kollektoris sees veel täiendav klapp, mille eesmärk on siis kinni katta üks õhukanalitest vastavalt vajadusele. Ingliskeelne nimetus on swirl flaps ehk siis pöörisklapid käivad sinna sisse. Ma näitan teise kaane peal mõne minuti pärast selle konstruktsiooni nagu täit olemust. Aga siin, mis on veel huvitav nagu ära näha, on siis nukkvõllide omavaheline ajam on lahendatud kahe tummise lihtsa hammasrattaga, ei midagi erilist. Nukkvõlli vedu tuleb ketiga ning tehakse see läbi ühe võlli. Täpsemalt siis sisselaske nukkvõll on ketist veetud ning tema siis hammasrattaga veab kaasa väljalaske nukkvõlli. Silindri pea ise on konstrueeritud üsnagi tummiselt, siin nagu ei ole mitte midagi halba peale selle tohutu nõgi, mis siin on. Aga kasutatakse samamoodi nagu ka väntvõlli peal siis kassettlahendust. Need ei ole üksikud väikesed pakud, mis siis mehhanismid toetavad. Need on ikkagi, see pealmine plaat on kõik üks tükk. Ja ütleme, on siin nagu natukene selline jällegi ninakrimsutuskoht selles, et kui me vaatame, kuidas on kinnitatud sisselaske nukkvõll, siis me näeme, et meil on siin üks pakk, teine pakk, kolmas pakk ning neljas tugipunkt on siis veel siin omakorda, mis nagu need kaks poldikest tegelikult hoiavad veel pealt poolt seda kinni. Vaatame väljalaske poolt. Nii, ilusti üks kinnitus, tugipunkt, teine, kolmas. Mis siin toimub? Siin hoitakse nagu wifiga seda nukkvõlli kinni. Et see on kindlasti nagu siin peaks olema veel üks täiendav tugipunkt, et see nukkvõll oleks 100% toestatud, aga siin on üks tehniline selline moment, mis seda ei luba teha. See ava siin all on tegelikult silindripea kinnituspoldi koht, nii et sinna tugipunkti panna lihtsalt ei olnud võimalik, muidu oleks pidanud siin selle konstruktsiooni hoopis ümber tegema, oleks läinud ilmselt suuremaks, ilmselt oleks teinud see 16 eurot kallimaks, mis siis kliendile oleks tähendanud vähemalt 1000 margi esinduses seda autot ostes. Jätkame nüüd selle sama silindripea tutvustust juba siis lahti võetud kujul. Ta on väga rõvedalt räpane, aga konstruktsiooni see selles mõttes õnneks mitte kuidagi ei mõjuta. Selline on siis see kassett nii-öelda, mis seda elu siin meil siis ühes tükis hoiab. Ma panen selle praegu siia niimoodi näitlikult ka korraks tagasi. Loomulikult otsustas ta minuga võitlema hakata, aga pole oluline. Aga mida me saame siin näha, ongi siis loomulikult jällegi üsnagi tugevad, arvestatavad kulumised kõikidel tugipunktidel. Ja on ta selline üks ühine tükk. Ühest küljest on see hea lahendus, sest et niimoodi püsib see asi väga jäik ja vägagi ühes tükis. Aga nüüd räägime veel korra sellest sisselaskest ja väljalaskest eraldi. Sisselaskel me siis saame näha seda, et meil on igale klapile siis oma sõltumatu õhukanal, et klapp täitsa paistab seal all lõpus. See, et diiselmootoril see õhuteekond on nii puhas, et klapp läigib, see üldiselt on halb uudis. Sellepärast halb, et
miski on selle puhtaks pesnud. Tüüpiliselt on see aurusaun, mis selle puhtaks teeb ja aurusaun tekib meil tavaliselt siis, kui meil on kas kaanetihend põlenud või meil on näiteks pragu siin kuskil heas kohas ning see tavaliselt selleni meid viib. Aga miks on eraldi kanalid? Miks ei ole üks suur ühine kanal, nagu seda on bensiinimootoritel? Põhjus on selles, et ja need suuremad 3 käivad ka siis selle pöörisklapiga kinni ning et kui mootor töötab madalatel aeglastel koormustel ühtlases tingimuses, siis on need klapid kinni ning hingatakse siis läbi nende portide. Kui me seda tagant nüüd ka siis nii-öelda köögi poole pealt vaatame, siis see lase on meil see ülemine rivi praegu, siis me võime märgata, et ka klapid ei ole paigutatud silindrisse just väga sümmeetriliselt ning sellel on väga kindel mõte. See on siis klapp, mis hingab sellest kandilisest kanalist ning tema paigutus silindris on selline, et õhk siseneks silindrisse spiraalselt. Pihusti istub meil siin täpselt keskel ning õigel hetkel, kui toimub kütuse pihustus, saavutatakse väga optimaalne siis kütuse ja õhu segunemine. Ning kui mootor läheb suurtele koormustele, siis ka siit klapi kaudu hakkab tulema mootorisse õhku, sest et mahtu on lihtsalt juurde vaja ning siis süsteem jätkab oma tööd nagu ikka. Ehk siis just madalatele keskmistele koormustele optimeerimisel on võetud see asi just niimoodi käiku. Ning ka väljalaske pool, kui vaadata, ei ole päris 100% sümmeetriline ning seda väljalaset saame vaadata siis juba siit poolt ning väljalase on naeruväärselt väike. See on nagu ebanormaalne, kui väike see on. Aga jällegi kohe räägin ka miks. Siin sees, mis me näeme, on siis ikkagi vaheseinaga eraldatud 2 väljalaskeklappi ning need kanalid omavad siis natukene siis erinevust oma kujus. Panen oma 2 näppu siia kõrvale, et sa saaksid aru, kui väike see kanal tegelikult on. See on nagu üliväike. Aga mõte on selles, et kui meil on siin, ehk siis põlemiskambris, ära põletatud kütus, meil tekib heitegaas, meil on seda üks kindel X kogus. Nii kui me seda gaasikogust liigutame läbi sihukese kanali või läbi sihukese, siis meil tekib selles kanalis gaasi liikumise kiiruse erinevus. Ning mida kiiremini see gaas meil liigub, seda efektiivsemalt me saame turbo käima, sest et turbosse tuleb ikka vihaga sisse puhuda ning turbokompressori selline kiire ja sujuv rakendumine teeb jällegi sõidetavuse paremaks. Loomulikult, kui seda mootorit hakata nüüd tuunima, siis üsna ruttu selle kanali suurusest saab pidur, aga jällegi see ei ole see lugu praegu, me räägime lihtsalt sellest, mismoodi on see asi ehitatud ja miks on see kanal nii väikene. See on selle kaane juures veel nagu põnevat ja tähelepanuväärset, on siis pihusti paigutus. Pihusti paigaldub meil ilusti siia, pihusti paigaldub meil täpselt ilusti keskele, siin on tema paigalduspesa ning siin on ka näha, et selle pihusti tunneli sees on väikene ava. Vaatame, kas me saame teda äkki siit kaudu kuidagi ära näidata. Ahah. Näed sa, valgus tuli sinna. See ava tuleb siis meil siia poole välja, täpselt sinna kinnituspoldi juurde ja mõte on lihtne ja mõte on täiesti geniaalne. Teadupärast diiselmootoritel kõigil teatud maa tagant tuleb vahetada siis pihusti alusseibe või leekseibe, kui korrektne olla. Loomulikult keegi ei tee seda täpselt ette nähtud korras ja päris paljudel puhkudel ka hooldusraamatutes ei ole selle kohta eraldi märget, et vot, nüüd on 60 000 täis, et nüüd on aeg seibe vahetada. Kui oleks see kirjas, oleks paljusid probleeme poole vähem. Eriti kindlasti näiteks Renault kaubikutel ja paljudel Mercedestel on see väga valus teema.
Nimelt, see seip põleb läbi ja heitegaasid, tahmad ja kõik muu tore, mida meil põlemiskambris leidub, hakkab pääsema siis täpsemalt siia pihusti paigalduskanalisse. Ja ühelt maalt tahma ja nõgiga kleepub see pihusti sinna nii hästi kinni, et seda sealt kätte saada on lihtsalt võimatu ning ei ole harvad juhused, kui pihusti iseenesest täiesti toimiv kütuse pihusti tuleb lihtsalt ära hävitada selleks, et saada ta kätte. See ava, mis on selle kanali külje peal, lubab aga need siis leekseibi alt pääsenud gaasid minna mootorist otse välja ja nad lähevad sealt otse välja vägagi kuuldava sutsakaga ning on sõitjate ruumis kohe ka väga ebameeldiv kibe hais, mis nagu väga selgelt annab mõista, et on autoga aeg minna remonti. Teine äge osa selle kanali juures on see, et see kanal on vaid pool, kui mitte vähem, pihusti pikkusest ning pihusti külge käib veel oorõngas, mis siis ei luba õlil minna alla, samamoodi ka siis, kui need gaasid peaks sealt pääsema, siis nad ei hakka reostama mootori sisemist ruumi, vaid nad lendavad rahulikult õue välja. Et see on tegelikult vägagi pisiasi, aga see on väga hästi läbimõeldud tehniline lahendus. Võiks sellist lahendust olla rohkematel mootoritel ja Volkswagen Audi mootoritel on seda trikki kasutatud juba varsti 20 aastat. Õnneks nad ei ole sellest loobunud, see on väga õige ja väga läbimõeldud konstruktsiooni lahendus. Ja siis veel see väljalaske kollektor, millest enne rääkisin, et see on ikkagi sõltumatu tükk kollektorit ja kohe siis saame ka näha. Nüüd ma siis valgusega proovin seda demonstreerida ja nagu me näeme, siis valgus on meil praegu ainult esimeses, nüüd jõuab ta meil ka teise. Võib-olla on lihtsam seda siit lihtsalt korra vaadata. Me näeme seda vaheseina seal ning see ongi meil see eraldusala. Ikka kuku ümber. Nii, valgustame esimest. Näeme valgust siin, valgustame teist ja valgus on hoopis teises kohas. Kolmas jõuab meil sinna. Et selline üsnagi huvitav lahendus tehtud siis. Ja see on tegelikult väga õige lahendus. Kuigi jällegi, kui me hakkame rääkima nüüd mingisugusest tuuningust, siis see kollektor on isegi oma standardse võimsuse juures tegelikult üsnagi poodud, aga see kõik töötab, see kõik käib. Jah, tõepoolest on see mootor siis meil siin nii-öelda Hemeksi jaoks ette valmistatud, aga mis oli nagu väga huvitav ka mulle endale seda kõike lahti tehes. Loomulikult ma ei näe esimest korda sellistesse mootoritesse sisse, kuid selle põlvkonna mootoriga tegelemine on tänaseks jäänud natukene juba unustuse poole peale, on ikkagi siin juba hoopis moodsamate põlvkondade mootoritega rohkem tegemisi ja ei tahaks kõlada nagu kibestunud vanamees, aga kui ma vaatan neid täiesti uusi mootoreid, meil on praegu jälle üks SQ7 mootor täiesti sisuliselt algosadeks lahti tehtud ja kui ma vaatan seda vana kooli, siis kehtib ikkagi väljend, et neid enam tänapäeval nii ei tehta. See ei ole tõepoolest maailma kõige efektiivsem mootor, aga ta on ehitatud ausatel põhimõtetel. Siin on näha, et konstruktorid võtsid eesmärgiks ikkagi anda sellele mootorile nii palju eluiga, kui seda oli tol hetkel nagu kas just võimalik, aga ütleme, et oleks ikkagi see asi kasutatav nagu mitte ainult garantii ajaks, et see masin ikkagi jõuaks oma mainet ja oma nime ikka üleval hoida pikki häid aastaid. Seda täna enam päris üks-ühele niimoodi näha ei saa, näiteks kui ma võtangi selle sama SQ7 mootori, mida ma näen siit, siis mis saa nagu üks-ühele öelda, et see on kehvasti ehitatud mootor või nõrkadest materjalidest. Küsimus on natukene teine. Küsimus on tegelikult keskkonnatehnikas. Mida rohkem on seda keskkonnaklassi mootoritele peale pandud, seda kehvemaks tegelikult muutuvad mootori enese töötingimused.
Jah, summutist tuleb sooja suppiauru, see on ju hea uudis, keegi ei taha tossavaid, kärssavaid masinaid ju linnapildis näha, neid on meil piisavalt. Aga teisest küljest paneb see mootorid tööle üsnagi rasketesse tingimustesse. Just ütleme, heitegaaside temperatuurid, vastusurved lähevad väga-väga koledaks ning mootorite eluiga tegelikult selle arvelt natukene kannatab. Ja loomulikult on ka see müügi küsimus. Seda mootorit lahti teha oli tegelikult siiras rõõm, see oli lihtne, see oli tummine mootor. Miks ta tegelikult prügikasti läks, oli see lugu, et see mootor elas üle ühe hästi totaka, ei elanud üle ühte hästi totakat väikest lihtsat näpuviga, mis juhtus selle autoomaniku enda garaažis. Nimelt pillati sinna sisse üks õlikorgi august, üks väga tugev võõrkeha, mis mootori käivitamisel tegi seal seda, mida võiski arvata, et ta teeb. Aga samas lahti tehes seda mootorit siis oli tegelikult näha, et kui oleks väga tahtnud, oleks saanud selle korda. Aga tänaseks on lihtsalt seis selline, et töötundide maksumus selle mootori korralikuks taastamiseks ja materjalide maksumus ületab märgatavalt seda summat, mis on lammutuskeskuses järgmine toimiv agregaat. Ja see on ka põhjus, miks tegelikult täna nii palju mootoreid lihtsalt vahetatakse. Konstruktsioonid on läinud keeruliseks, detaile on palju ning kõike seda hästi teha lihtsalt ei ole tihtilugu mõtet. Aga see selleks. 27 V6 on kaalukaubaks muudetud, kui meil tuleb jälle mõni selline natukene teistmoodi lugu, midagi õpetlikumat, midagi lahedat, kindlasti filmime jagame seniks kuniks, aga aitäh sulle, et sa leidsid aega selle läbi vaadata ja näeme peagi.